Politseipatrull teeb öösiti enda tööd nagu ikka. Leidub juhte ja autosid, millega on suuremaid ja millega väiksemaid jamasid. Näiteks selle Audi kinnipidamise põhjuseks oli lihtlabane määrdunud numbrimärk. Number puhtaks küüritud võis sõit jälle jätkuda, mis sest, et pisut kiiksuva ja koliseva hääle saatel. Aga siiski, kõik paberid olid korras. Teisalt tuleb aga ette selliseid juhte, kellega on rohkem jama. Näiteks need, kellel puudub juhtimisõigus. No, sõitsime mööda Sõpruse tänavat ja nägime, et majade vahel siis kahtlaselt tiirutab valge Toyota ja numbrit nägime ka. Andmebaas näitas, et autol kindlustus puudub. Otsustasime siis sõidukit kontrollida ja peatasime siis sõiduki ja selgus, et roolis oli siis juhtimisõigusete juht, kes siis väitis, et oli vaja väga hädasti sõita ja talle meeldib palju sõita. Tuleb tihti sellised noorjate? Kusjuures väga tihti ei tule. Söelda isegi arva, aga ikka juhtub. Kurioosseks teeb asja see, et lubadeta juhi kõrval istus kaine ja lubadega inimene, kes kaamera saabudes tasakesi oma autoga öösse haihtus. Nendest kaadritest saate õpetuse, kuidas kindlasti politseile silma paista. Märgates korravalvurite autot, võtke hoog maha ja püüdke sõita tugevalt alla linnas lubatud sõidukiirust. Just nii tegid sellid kirsipunase Opeliga. Loomulikult peatati kahtlane sõiduk kinni. Usaldusväärsust olukorrale ei lisanud ka tagaistmel maganud noorukid. Tere jõudu! Tänatu, miks teid kinni veeti? Ma ei tea. Ma ei oska öelda. Tuli tõmma. On kõik korras? No, ikka on. Mis on ikka? Kõik on korras. Kahtlase sõidustiili põhjuseks oli siis arvatavasti suur hirm teha midagi valesti politseinike nähes. Tuleb aga ette selliseid olukordi, kus kahtlustel on alust. Politseisse helistas kodanik ning teatas, et Tähtvere vallas Rahinge küla poolt liiguvad Tartu suunas 3 vene numbrimärkidega autotreilerit, millest viimane kaldub vastassuuna vööndisse. Sõidukit peeti kinni ringteel. Kontrolli käigus selgus, et ühe veoki juht, 38-aastane mees, on alkoholijoobes. Selgituseks tõi Vene kodanik selle, et oli ära kaotanud ühe koormas olnud kalli Mercedese võtme ja ülemus tahtvat selle eest 300 eurot. Tema palk pidi olema aga vaid 150 euro kanti. Selle peale otsustanudki mees Paldiskist sõitma hakates viinapudeli lahti korkida. Mõtlemata aga, et kui oleks juhtunud õnnetus, siis 300 euro asemel oleks ta pidanud arvatavasti elu lõpuni kandma treileris olnud autode eest vastutajana mitmemiljonilist võlga. Mehel mõõdeti üle 2,5 promilline joove ning ta toimetati kainestusmajja väljamagamisele. Tema kolleeg aga sõitis treileriga parklasse. Turu tänaval asuva tankla juures hakkas silma üks päevi näinud Opel. Masina liikuma hakates andsid konstaablid peatumismärguande, mis kohe kuidagi autos olijatele kohale ei tahtnud jõuda. Selgus ka põhjus. Kõik autos olnud noored mehed olid purjus. Miks te seisma ei tahtnud üldse jääda? Ei saanud. Lasen, noh. Aga miks ei saanud? Lasen, noh. On juht joonud ka? Jaa. Sa ei saa ära keelata, kui ta
Põlvast pärit noored tulid Tartusse ööelu nautima. Ilmselgelt rikkus aga politsei nende plaanid. Ma annan 15 minutit aega. Kui kainet juhti ei leia, auto läheb parklasse. Okei, läks. Kui algselt lubasid nad autole kiirelt kaine juhi järele kutsuda, siis mõne aja möödudes katkes ka politsei kannatus ja auto toimetati tasulisse parklasse. See pidi sinu auto olema, sina keevad. See on minu auto, aga ma ei hakka.